Meie teaduse tippkeskuse põhilised valdkonnad on süsinik ja aktiveeritud süsinikmaterjalid, nende arendamine. Siis on meil komplekssed oksiidsed materjalid, nende arendamine. Siis on päiksepaneelide materjalide arendamine ja koostöös füüsikutega siis arendatakse korrosioonile vastupidavaid kaitsekilesid ja uusi metoodikaid nende uurimiseks. Energiatehnoloogia areneb tormiliselt. Just nimelt vesinikuenergeetika ja igasugused uuetüübilised patareid, millega on siis võimalik salvestada vastavalt kas pikemaaegselt vesinikuga või siis lühemaaegselt elektrit. Vesinik on siis väga puhas energiakandja, mille kütusena kasutamisel siis ei teki enam süsinikdioksiidi ja muid keskkonna saastavaid lämmastikühendeid, lämmastikoksiide ja vääveloksiide, vaid vesiniku oksideerumisel tekib siis puhas vesi ja saadakse elekter ja vesinikuenergeetika on skaleeritav väga väikestest seadmetest kuni ülisuurte seadmeteni. Meie teaduse tippkeskusel on väga intensiivne rahvusvaheline koostöö. Me teeme koostööd maailma juhtivate ülikooliga ja meie tööde vastu tuntakse olulist huvi ka rahvusvahelistes suurtes kontsernides nagu General Motors, Toyota Motors ja mõningad teised näited. Meil on väga intensiivne koostöö praegu Helmut Zentrum Berliini ja Paul Scherrer instituudiga, mis on kahtlemata Euroopa Liidu riikide juhtivad materjaliteaduslikud uurimis- ja analüüsikeskused ja meil õnnestus Iisraeli Ramat Avivi ülikooliga koos avaldanud Nature Materialsi artikkel, kus me siis uurisime superkondensaatori ja naatriumioon patareide elektroodides toimuvaid adsorptsiooni-desorptsiooni protsesse. Meil on ühisartikkel ilmunud General Motorsi uurimislaboriga. Kütuselementide valdkonnas tunneb Tartu Ülikooli patenteerimisel olevate tehnoloogia vastu huvi ka Toyota Motors Company. Meie tippkeskus püüab anda ennast parima, et Eesti elanikkond saaks enda käsutusse mõninga aja möödumisel uudsed energia salvestamise ja muundamise seadmed ja meie kaugem eesmärk on arendada välja Eestis kompetents tervikliku rohelise energeetika massilisemaks rakendamiseks Eestis.